Hopsti. No vot nii. Tere. Lugu on nüüd selline, nagu Eesti tuntud zooloog Turovskigi ütleb, kaitsealuseid liike tuleb hoida, armastada ja nende eest hoolt kanda. Siis täna on selline eriline hetk, kus me oleme suutnud koondada peaaegu terve Eesti metsapoole jõutuuberite populatsiooni ühele platsile. See on muidugi tegelikult väga ohtlik. Kui midagi juhtub, siis kogu see populatsioon võib ära kaduda. Üks populatsiooni esindaja on siin. No hõissa. Tema hoiab sooja, teeb tööd, märgid elujõulisest noorest mehest, kes võib veel päris mitu uut jõutuuberit kunagi välja kasvatada. Seda küll. Ja kus on üks jõutuuber, seal on teine veel vähemalt. Romeo seikleb. Sinna tuleb juurde. Jah, et jällegi, nagu ütlesin, populatsiooni tuleb hoida. Täna me oleme siis siin kõik nüüd koondunud ja äkki tuleb midagi uut ja vägevat tulevikuks, et selleks ongi hea vahest trehvata. Siin on kolmas jõutuuber looduse keskel, Jarmo. Tema valmistab meile tänase lõunasöögi. Tema on alati väga tubli, hooliv, armas. Seisab selle eest, et kõigil saaksid kõhud täis. Ja vaat kui rammusalt veel. Mis siis tulemas on? Porsisupp, suitsuliha ja tavalise lihaga ja Ai. Purgi oma. ja kui porsis saab kõht täis, siis täna meil sushi kokk on nüüd jää peal. Sushi meister on jää peal. Tema siis seisab selle eest, et me saaksime täna siis head värsket kala. Vaatame, kuidas tal läheb. Oleme siis Palujärve ääres. Vot. Nii, siin on nüüd esimene märk talvisest kalastajast ja tõenäoliselt on siin suht hiljuti midagi tehtud. Ja meie sushi meister on siis siin jää peal, härra Alvar. Tema siis püüab meile täna ahvenaid ja näitab, kuidas neid rulli keerata ja vaadake nüüd, milline täkumasin tal käes on. Aku hakkab tühjaks saama juba, aga varuakusid on. Vot. Teie probleem on nüüd leida vastavat mõõtu šampuse pudel ja kui see on teil olemas, siis Alvari käest saate küsida nõu sellise korgitseri kohta. Kas juba asjad, teed veel auke? Aga üks ahven on juba käes. Ma teen lisaauke. Lihtsalt nüüd on lihtsam pärast, kui augud on ette puuritud ja siis on ainult ühest august teise. Kui mõne augu pealt kala ei tule või ei võta, siis hüppab kohe järgmise augu peale proovi. Otsib ahvenat taga. Jaa, ega siin need parved ju rändavad. Eelmine aasta aega tagasi olime täpselt siis teisel pool kallast. Ja seal me saime eelmine kord. Kairit sai vist. Ma pole tõuguga veel proovinud, ma landiga võtsin praegu selle. Okei. Nii, näete, nüüd kohtub kaks tiitsaid oma vahel. Tere, tervitage. Minul ei ole jah, õnge kaasas seekord. Vaadake, kui suur. Sellise väiksega. No võt, sellega on... Ja vaata, see väike ahven peab sellist suurt asja krabama. Veel julgelt krabab ka. Ei ole üldse suur lant, see on tegelikult üks väiksemaid. Kui suur see ahvena suu läheb, siis on sellisel ahvena tuleb selge suu. Läheb jah, vaata kõige läheb. Ai jah. No näed, see on hästi suur kilk ikka. Ja noh, nagu ikka, ega häll ei saa ju järvest veest ega kalast eemale. Ei saa. Too oma kaamera ka siia lähemale, siis neil ka hea, tekib selline sünergia. Vennad said kokku. Aga jah, ilm on ju suurepärane, et nii kaua kuni saate oma autodega kuskile ligi, see võib praegu muidugi probleem olla, et vaadake, et ikka metsa vahele sõita saate, sest ega siis keegi ei jõua neid teid ka lahti lükkama, et madalama põhjaga autod ei pruugi kõiksugustele platsidele ligi saada. Aga no muidu täiesti suurepärane aeg looduses käia, eks ju, kes vähegi tahab. Muidugi see telkimine on nüüd igaühe enda soovide ja rõõmude ja vastutuse all. Et siin, nagu sa näete, siin nagu täitsa nagu ridaelamurajoon. Täna meil on tervelt 4 tipit üleval. Kõigil on juba küdemine käimas. Kõik on ahjuga varustatud, toiduga varustatud. Ai, kui head lõhnad siin on. See on otseses mõttes
kahju, et see Action 6 ei anna veel lõhnades. Ma arvan, et Action 7 juba annab, et ootame. Tõesti, lõhnad on jumala head siin. Action 7 annab lõhnasid, Action 8 annab maitseid ju. Täpselt. Ega mina ainult siin nüüd heade lõhnade järgi liigungi, sest ega mul palju ei ole vaja kõndida, kui juba uued lõhnad minu ninna jõuavad. Ja Romeo metsarestoran. Vot. Mis meil saama hakkab, on siis see, et rahvamees, nagu ma olen, mõtlesin, et ma teen kõigile siis õhtusöögi, et kui Jarmo oli nii lahke, et tahab kõigile suppi teha lõunaks, siis mina teen rebitud sealiha burgereid kõigile. Siit Jarmo telgi pealt on nüüd hea näha, kuidas siis saab vaikselt teha tavalisest telgist ka Eskimo telgi. Peab lihtsalt natuke kannatust olema umbes niimoodi 2 ööpäeva. Ja ma arvan, et Jarmol on ülehomseks Eskimo telk. Jah, ta on täiesti isegi Eskimo, et tal on näete täitsa Eskimo selline turban. Ja elu ongi selline. Oi, no näed. Vaatki ilus suur paneel on selle, see ahi on nüüd pärit jahipaunast 250 € ja see on nüüd Jarmo sellepärast äge, et seda saab kokku voltida ja matka selle kotti panna. See on selle juures 5+. Kas ta kuskilt lekkinud ka on? Ei. Suitsu välja lasknud? Ei ole. Millega rahul olete tema puhul ja mis võiks teisiti olla? No need asjad võiks olla tugevamad. Ühel pool tuli juba otsast ära. Okei. Aga muidu ei ole häda midagi. Muidu on vinks-vonks ja puud peavad kuivad olema, siis nagu soe kogu aeg. Et kes nüüd sinna Vaagenkülli Võlumaale ei jõua, siis no, minge lihtsalt esimesele ettejuhtuva RMK rajale ja saate kätte oma naudingu taskukohasemalt. Teistel on jah, siin juba, mõned on siin juba eilsest, reedesest, täna siis laupäeva. Meie oleme siis täna Aldoga tulnud, mina siin olengi kah kergemalt ennast paika sättinud, et panin ahju paika, tegin puid valmis, kelguga asjad. Aldol on siis tarp pandud. Tema magab siis siin niimoodi peidus. Tal on need isegi juba madrats valmis seatud. Tal on hea madrats, on see Nemo madrats. See hoiab hästi sooja ja sellega saab lume peal ka magada. Tal on ka Snookbagi magamiskott, mis oli -15 komfordil ka. Praegu on jah, väga ilus aeg, et kus me siis täpselt oleme. Praegu muideks ka räägin ma teiega mikrofoni vabalt, ehk siis proovime ka, kuidas siis ilma on. Oleme siis RMK Palojärve lõkke kohas. Rohkem teate RMK Palojärve telkimisala, ehk see jääb sinna järvest teisele poole ja siin lõkke kohas ei olegi olnud. Et siin on ka 2 platsikest, suvel on see alati nii palju rahvast täis, näete siin 2 tualetti ka, et siia ei olegi suvel tahtnud tulla, ühesõnaga me oleme seal tagumises platsis ja siin eespool on siis veel üks platsikene. No praegu on ikka mõnus sumbata. No seda tuleb veel juurde ja juurde, et no mis sa veel tahad. Kõik tegema lumememme nüüd ja varsti pakutakse küll head laagrisuppi, aga eks ma pean ikka ju sööma neid oma tähtaja ületanud toite ka, näed, 13.01.2024. Seda ma ei ole ise söönud, see on Tatra puder kanaga, Tatra kiirhelbed. No võt, vaatame, mis ta siis teeb. Vot selline. Vot nii kaua, kuni Tatra puder toimetab, siis pakut mul veel välja võetud ei ole, aga proovime ära 3 kaunaga hot chili Pringlesi. Vaatame, kas konkureerib kuidagigi pakuga, ma ei usu. Ma ei usu.
kes soovib tšilli, paku Pringelsit. No, ma proovin ühe ära. No ikka. Tead, see ei olegi nii hull. Ma ühe väikse võtsin siit. Mina ei tohi. Ei tohi, jah. Ega kui on paast, siis on paast. Aga. No. Pringelsi paast ja Pipra paast. Kas on 3 kauna või ei ole? Marketing või on päris? Minul on 40-päevane oma viina. Ei oska öelda. Kõigil on nii tuimad näod ees, et järelikult see ei ole. Ma kommenteerin midagi või? Jah, sina kui suur tšillisõber. See leisi, tšilli ja laimi krõpsud, need on teravamad kui see. On küll. Minu meelest ka, jah. Täpselt. See ei ole veel midagi ühesõnaga. Seda võite süüa ka, kes tahab mahedat krõpsu. Oi, mis siin tehakse juba. See lõpp kaua see nüüd küpsent on. Hea mitu tundi. 2 tundi on äkki. Aga tahab veel. Mõnus kuljaši lõhn on selline. Tšillisem kuljaš. Enne sööme Jarmo supist vaeseks, siis lähme lihaga. Kui ta on? Väga head. Kohe annad Terve suur potitäis suppi valmis. Värvid on kenad. Muidugi nüüd te näete ära, jah, kuidas keegi filmib, milline on see Endlikepp, pulk, näed, siin on DJ Action originaal. 3, 4, kuskil on 5. Alvaril ei ole midagi, Alvar võib ka niisama nagu mina käes. Jarmo ei saa praegu hoida. Roomeol on mingi omamoodi huvitav riistab, see on aku vist sees. See on akupank. Akupank, palju teil milliampere tund on? 10 000 on siin. Oh, päris äge. No näete ära kõik selle. Kuidas YouTube'i värk käib. Nüüd 3, 2, 1, kus on kõik kokkulööjad? Ma just tahtsin enne öelda, et vaata kui huvitav saab olla meie jälgijatel, et enne me arutasime, et suurem osa meie jälgijaskond on kõik sama. Ja nüüd vaadake. Kõik näete igas kaadris. Oleks ühelgi üritusel olnud. Sellist rekordarv kaameraid ühel üritusel. Jarmol ei ole kaamerat. Muidu vanasti oli GoPro'd meil siin kõigil. Siin ongi see, et siin ei saa löögile. Kõik mülisevad üksteise vahele juba, siis ootad oma korda. Telgi ja kaamerate kokku. Nüüd tuli veel üks kaamera kohale. Nüüd kõik lähevad kaameratega keskele ja löövad pidulikult kokku. Kui kõik kaamerad veel töösse lähevad ja siis tuleb üks heine kaader, nii Janni kaamera seal veel ja nüüd, kui kõik tulevad kaameraga siia poole Janni ka. Et nüüd suppi sisse ei kokku, muidu on kaamera supp meil. Kaamera suppi teeme veel. Kõll. No mineraalaineid on ka vaja, ehk siis need kaamerad võivad seal suppi. Oi jah. No mis teed, kui maitseb? Super, see on ju ise tehtud algusest lõpuni, looduses ka ja kui palju vaeva, energiat, pisaraid Jarmo siia valas, et see valmis saaks. Super. No näete, alla poole poti meil alles. See on nüüd korralik supipõhi. See on pilt vale pidi. Jah. Ja siis ma keeran teda nüüd seal programmis õiget pidi. Ma pean siit välja lülitama, mul on hea veel, õpin kogu aeg seda kaamerat, et see on nagu sellise uue naise õppimine. Siia läheb poolenisti veel vesi sisse ja siis on meil varsti jälle hommikuks peaaegu potides suppi. See on niimoodi, et ääreni vett täis, keedad läbi jälle, puljogi jooks ära jälle, peale jälle. Ja siis saab. Kolmandaks päevaks, neljandaks. Keedetakse asju välja. Et nüüd on kõht täis, ega mina selle tatrapudruni ei jõudnudki. Seda vaatame pärast poole. Jäi mul sinna liidi peale siin. Ja noh, ma pain enne liiga palju vett jälle ka. Ma arvan, et nüüd on ta küll siin selline, ütleme, et kui sulle antakse nii maitsvat suppi, siis ei kutsugi seda sööma. Aga no ma ei teagi. Võin ju huvi pärast ära maitsta, et siis on teada, kas selline vana värk sobib, sest ta on ju mul veel siin soe. No, aga tatrapudu lõhn on küll, et natuke selline püreen on. Mul on võib-olla see ahi ära kustunud vahel, aga noh, täitsa selline hästi pehme, et see tatra kiirhelves läheb keedes väga kergesti söödavaks ja isegi kanalükke on mingisuguseid
aga noh, kuna siin mõõtu paki peal ei olnud, ma panin ise silma järgi vett ja võib-olla peaks siia panema mingit soola juurde. Praegu rohkem ei taha. Ja muidu, ma panen matkatoiduks on päris okei. Vahepeal on juba õhtu käes ja Armo on meil ju alati väga stiilitundeline, väga romantik. Oskab alati teha telgi ümbruse kenaks, mõnusaks, hubaseks. Justkui nagu see on ka teenus, et mida välja reklaamida, et tule tee õhtusöök 2. See on ühe põhjusega, et see pimedas leiaks telgi uksi üles. Ja nii nad ütlevad seda alati. Tegelikult me kõik teame, mis on tegelik vastus. Võt. No, kas te ei taha oma meest või naist tuua õhtusöök 2 lumises Võlumaal tipitelgis? Peakokk on Jarmo. Kotist annan teile igast, siin meil on erinevaid saiasid asju. See on ikka täitsa rebitud. Ma annan teile siit kotist erinevaid saiasid, leibasid, et saate sinna vahele panna. Et mõtlesime, ei hakka burgeri kuklit ostma, ostsime erinevaid igasuguseid pehmikuid ja rukki asju. Vot selline tuli see hõrgut, siin on rebitud liha, siin peal on siis värske hapukapsas ja ise marineeritud sibul. Nüüd kõik sööme, eks te nüüd näete seda söömist iga nurga alt, aga ei ole varem rebitud liha looduses saanud, ma pole üldse saanud niimoodi, et keegi ise teeb teda. Näete, mul on nüüd huuled ka ilusasti õiget värvi ja tõesti, väga maitsev hamburger oli, et seal nüüd jah, kõik YouTuberid ju filmisid oma söömist, et noh, eks te nüüd näete seda igat moodi, eks Romeo kanalil on võib-olla kõige paremini näha, sest tema on autor, suur aitäh talle. Praegu ma muideks jälle filmin mikrofonita, et ma teda lihtsalt ei taha kogu aeg siin välja võtta, ta on mul eraldi nüüd kohvrikeses, siis vast nii on ka toimib, aga noh, mis siin ma siis nüüd jälle tulin, ega me kõik kütame oma ahjukesi ja hoiame sooja niimoodi ja minul on ka siin niimoodi väike teetass on kogu peale. Et siis, kui tahad väikest sooja lonksu niimoodi siit seda teekest, siis on hea, lähed ja võtad lihtsalt. Aga aitab jutust. Vaatame korra siin ringi ka. Et no näete, kui kenaks Jarmo tegi meil siin telgiesis, et minule toodi ka ilus küünal, nii nunnu. Ja no võt, näed, Keir vist läkski kütma ise juba. Kopp. Vaatame, kuidas siis Keiril ka siin asi välja näeb. Keiril on ka nüüd selline vahva voodi. Kuidas siis läheb? Kuidas on siin? Ja mõnus soe on siin, kohe ütlen, palju on. 20 kraadi. Ja see on meil siin ukse juures, mitte siin ahju juures. Okay. Ahju juures on siin rohkem, 30 isegi. Okay. Natuke vinet ka ja? Jah, ma just panin puid siin alla, sättisin natuke siin ja see natuke ikka läheb sisse vahepeal. Et nüüd on see sama ahi siin igal kasutusel ja näete ära erinevas etapis, uudsuse etapis. Minul on see kõige vanem, 3 aastat juba varsti. Vot, väga hubane. No tere hommikust, et mis siis hetkeseis on? Ühesõnaga, eile läks ju ära pimedaks ja me kõik kogunesimegi ju RMK lõkkekolde ümber. Ja noh, mis sa seal ikka pimedas filmid ja mis seal üldse filmida? Et ongi hea ju ühiselt juttu ajada, seiklusplaanidest rääkida, kes mida teha kavatseb ja nii edasi. Aga hommikul on nüüd väga vahva sellist asja kogeda, et kuna kõigil on see sama DJI kaamera, siis kohe kuuled väljas ära, kui keegi on ärganud. Sest iga kord, kui keegi selle kaamera käima vajutab, siis tulevad siit need spetsiifilised helid. Ja kohe tunned ära, et okei. Kaugemal keegi juba askeldab, lähemal askeldab. Mina olen 3. Aga mina ei ole
pikka aega nii hästi maganud siin looduses, sest ma tõesti, näete, ma olen nagu see maamuška. Pakkisin ennast ikka päris hästi sisse ära. Et muidugi näed, senimaani mul see ahi veel ei köe üldse, öösel ka ei küdenud. Ja mis siis teistmoodi on nüüd eelmise telkimisega, et lisaks sellele paksule -12 komfort magamiskoti ma panin sisse õheva veel, sellise suvise, pärast näitan nüüd paremini. Ühesõnaga siin suvisem kiht sees ja kuna ikkagi see Temu madrats natukene kaotab õhku öösiti külmaga, sest praegu on -7 ja öösel oli -10 isegi, siis alla ma panin siia voodi peale veel sellise paksema foolium aluskihiga mati. See siis ka aitas seda altpoolt tulevat külvõhku vähendada. Ja padi on muidugi hea, padi peab kõige tähtsam olema. Kui padi on kehva, siis tead, ega see uni on ka sama kehva. Või vähemalt minu puhul. Aga mis siin ikka, ma panen selle asja siin küdema, saab sooja teed teha ja siis vaatame edasi. Muidugi, mis tähelepanekut veel jagada, et kuna mina olen ikkagi natuke pisemat kasvu ja siis ma mahun ju paremini magamiskottidesse ära, siis ikkagi minule meeldib riietega sisse minna. Näed, ega ma midagi väga ära ei ole võtnud. Mul on siin all fliis, siis on mul see sama õhukene pikakäiseline fliis veel, fliis number 2 siis, ja sviiter, selline puuvillase sisuga. Ülevad saab ka lukku kinni tõmmata ja retuusid jalas ja sokidki veel jalga jäänud. Ega palav ka ei hakanud, aga soe oli hea. Hea soe. Aga jah, minu segasumma suvila siis ka pealt vaates, et näete, alumine kiht, sisemine kiht, madrats ja siis matt. Ja kroksid, need mitte kroksid, vaid nimetame kalossid, eks õigemini. Kalossid on kõige paremad asjad õhtuti toimetamisel ja nii edasi hommikul, et kütte panna. Ja nii see on. Minusugune saab siin telgis veel püsti seista, ega see Lux Outdoor kõigile ka ei sobi. Ja siit saan mina juba niimoodi piiluda, mis toimub. Sest mul on see tulekindel krae nii auväärne juba, et on mõnusalt laienenud natukene. Siis saad luurata. Näed, üks härra juba pakib ennast kokku seal. Siin on nüüd ka hea näide, kuidas siis vette hoiustada, et termoses mul kõik loksub, aga võtta näiteks selline plastikpudel, 5-liitrine on täitsa ära jäetud või pealmine kiht vähemalt. See eelis on vähemalt sellel termosel ka. No näed, jah, vot lund on üksjagu rohkem juurde tulnud või ei ole, ei saa enam aru. Kuidas siis öö oli? Tead, ei olnud viga, aga nüüd kui Otepääl saunamaraton tuleb, siis ma arvan, et ahju kütmises keegi meie vastu ei saa. Ahah, no seal on mida mõistatada ja mõista. Eks siin jälle siuksed õppetunnid selle tipitelgiga, et tuleb ikkagi vaadata, kuidas see voodi asetada ja kord oli liiga palav ja siis mõtlesin, ma lasen ahju kustus ja liiga külm ja nii see öö möödus, et teed jälle tuld ja siis magad ja teed jälle tuld ja. Aga vaata, milline elamus. Muidugi. Kõige parem oli ikka hommikul 8, kui tuled siit välja, vaatad, päike vaikselt tõuseb, kõik on valge. Jaa. Miljoni dollari hotell saab öelda sellega. Õiged mõtted. Kuidas härra Keeril oli öö? Hea soe. Ei olnud viga midagi. Kütsid? Ei. Nojah, mõistlik. Ma ei viitsi kütta. Ise teen siis hommikusöögiks täistera makaroone. Reelile neid ei maitse üldse ja mina pean neid kuidagi ära ka tegema. Ja ma kodus ka suur tegija ei ole. Ja ma ei tea, kas üldse nüüd sobib kokku. Siin on siis tuunikala. Et täistera makaron tuunikalaga, saame teada. Tuunikala on siis selline, makaron selline. Olgu
valguses siis vedelikku ja seda peab natukene siin nüüd tükeldama. Natuke segada ja proovime siis ära ja noh, mis siin nüüd öelda. Ütleme niimoodi, täistera makaron muutus söödavamaks. Kes teab, see teab. Ja täistera makaron on üks omamoodi. Või noh, peab seda väga hästi oskama teha. Ju siis on ta veel maitsvam. Aga noh, tuunikala maitseb ikka nagu tuunikala. Et ega ta päris kana näiteks ei asenda või hakkliha. Kõige maitsvam oleks siin hakkliha praegu. Aga tuunikala teeb natukene ikka paremaks, kuigi see tuunikala on ka hästi natuke mage. Siin peaks panema mingit sidruuni, mahla või midagi sellist juurde. Vot, see ehis on selline, et üks on juba kadunud, 2 on kadumas. Ja mina olen võib-olla see viimane hapupiimane, aga ma siis siin veel naudin. Kodu ei ole kaugel. Ja selline see on siin see elu meil. Lund tuli siis niimoodi. Eks auto vajab nüüd natuke pühkimist ja käib ikka asja juurde. Aga eks nüüd jah, pakin kõik asjad järjest auto peale. Teilt ka puhtaks ja siis kodus näitan teile, kuidas see järelkuivatamine peaks välja nägema. Ega siin ongi veel siis nii, et Keir on ära pakkinud ennast. Jarmo on varsti nüüd peaaegu ära pakkinud ja me oleme ka sõitu Aldoga ja siis vaatame, mis korterist saab. Vot nii, nüüd olen kodus. Näete, Priili on seal. Kass on siin. See sai mul suht tühjaks. Praegu mul siis mikrofoni ei pane. Jälle paneme naturaalselt. Ja ega mis siis on? Ütleme, et ma toppisin selle lumise tipi siia sisse. Originaalkotti ja õnneks mul on vann. Nii et esimese päeva veedab see tipi siin vannis, sest nagu te näete, palju lund. Vot nii. On küll lumine ja märg ja ekstaalised rõõmud. Ja see jääb nüüd siia. Ja mis siis edasi saab, kohe näitan. Edasi saab see, et Priili sai lumetüki, mida härrale igale poole toppida saaks. Mina olen endale juba toppinud üksjagu toppi endale. Sina olid siin kodus, need. Tutvustame väiksele poisile. Väiksele tegelasele lunde. Jah. See on must lumi. Nii, nüüd on mul vaja kuivatusresti. Esmalt siis pesukuivatusresti peale läheb magamiskott, et kuna kondentsaat tipi siseseintel on muidugi ju terve öö ja mina lähen ka sellega sinna vastu, siis on see teatud kohad märjad. Ja kui selle ära kuivatan ja ära pakin, siis homme tõenäoliselt panen selle ka siia resti peale, kui ta enam ei tilgu ja siis ta kuivab ka lõplikult ära ja saabki tehtud ja selle luksega ongi lihtsam, sest ta on väiksem. Helsportiga ma teen sama, aga siis peab rohkem siin vannis keerama teda ja siis panema siit lõpuks jooksma. Ja siis on kassil huvitavam ka muidugi. Ja kass ei huvitugi tegelikult väga, sest see haiseb kõik selle telgi ahju lõhna järgi. Vahest oli just suitsu järgi. No jah. Igatahes nüüd te juba olete vist teadlikud, et sellest ühes seikluses sai 5 erinevat videot, 5 erineva DJI kaameraga ja vast siis see video oli natuke midagi teistmoodi. Kohtume varsti jälle. Tšau!